Eesti Vabaduse sõjas on siin ja teisel pool on Eesti esimeses maailmasõjas langenute mälestustahvlid. Need on olnud terve nõukogude aja siin seina peal üleval. See samane plaadifiguur paistis selgelt välja, aga tal oli paks lubjakiht siin peal, et ta oli pealt täiesti sile. Ja siis, kui need muinsuskaitseseltsid oma tegevust alustasid, siis see lubjakiht võeti maha, aga isegi värvi ei ole uuendatud, nii et ta on nii ilusasti säilinud. Mina olen siin Hageri kirikus ka leeris käinud ja siis, kui ma leeris olin 18-aastase noormehena, meid oli ainult 3 leerilast toona, siis ma küsisin Paul Saare käest, et mis asjad need tahvlid siin seina peal on. Nad olid ju paksult lubjakihi all ja ma mäletan, et Paul Saar oli natukene kimbatuses, see hakkas selgelt silma, aga siis ta ütles, et eks nad Moosese käsu tahvlid ole. Teadis küll, aga ta ei saanud rääkida. Öeldakse, et ei ole väga ilus igale poole sponsorite nimesid üles riputada. Sellel on natukene kaubanduslik Mike Mann, aga isegi kirikus on omal ajal sponsorite sellised sümbolid väga vägevalt üles pandud. Näiteks meie altaril on kapten von Bäri perekonna vapp. See karu, mis seal on näha, see on kapten von Bäri vappi pilt ja 4 tärniga on tema naise selline pilt. Ja kuna see sama vapp kordub pisut ülevalpool veel eraldi, siis kunstiloolased loevad siit välja, et kapten von Bär, kes oli Sutlemaa mõisa omanik, kinkis selle altari oma naise auks Hageri kirikule.